tere päevast, tehke või tina, aga minu juured on samuti Virumaal, Eestimaal. ja minu kauge sugulane on tegelikult minu edu ja nalja kuninga staatuse pant, sest kunagi ma käisin seal sugulasele kauge vanaonu külas ja läksin onu juurde, vaatan, onu istub ja küsin onu, et kas see Eesti mehe elu on nagu üks suur piin. mees ütles, või siis see onu ütles, et ma olengi härra Piin ja sealt tuli mul hiigelidee siis Mr. Bean, eks ju, saate aru seosest, nii et Eestile, et Eesti mehed elavad nagu raskes Põhjamaa kliimas, nagu piin on hinges, siis tuli ka see idee, nii et jälle need miljonid ja kuulsus on ikka tänu Eestimaale kummardused. ja on ka raamat, ma annan raamatu välja, raamatu nimi ongi Eesti mees, härra Piin, eks ju, ainult eesti keeles. ja siis seal on erinevad mõtted ja naljad ikka huumoriga, eks ju, vaatame raskusi elus. kui sa tahad, et keegi ütleks sulle, et tahad olla, keegi küsib, et kas sa nagu mingi aeg suudaks olla nagu vastik idioot, kas või mingi aeg, siis see on väga lihtne. et see on niimoodi, et kui sa oled kellelegi võlgu ja lepid kella 5 kokku, eks ju, et tood võla ära, kui sa tuled 5:30, eks ju, siis kuni 5:30 oled sa vastik idioot selle tiitliga, selle tundega, nagu ka kõik sinu peale mõtlevad. mind alati kurnab töö, see päevatöö, eks ju, sellepärast ma päeval selle asemel puhkan, et öösel saaks rahulikult, eks ju, magada. meest võtab sellisena, nagu ta on, ainult sõjaväekomissariaat. ülejäänud näevad nagunii igast vigu ja jamasid. kahurilihaks lähed, siis on iga mees nagu kõlblik. ärge arvake, et kui sa oled rikas ja kuulus, et sul ei ole musta elu siis joont või sellist. mul on mõnikord väga must joon, eks ju, sõidan musta Bentley'ga, Musta mere ääres näiteks, eks ju, ja musta siidiülikonnas, vot selline must periood, noh. kui sa näed tunneli lõpus valgust, siis kustuta taskulamp, sest see kulutab patareisid, eks ju, ära unista. Mõni mõte ka, eks ju, töölisklassile, kes ei ole elus läbi löönud ja kellel võib-olla sul ei jookse nii, et kui sa oled väsinud istumast ilma rahata, siis tõuse püsti, vot nii. ja mulle üldse ei ole mõtet, vaata, mul läheb nii hästi, et pole mõtet seletada 2 korda asju, sest juba esimene kord mul on täiesti ükskõik, mis sa ütled. veel paar viimast reklaami sügavat filosoofilist aforismi, eks ju. kui sa annad inimesele püstoli, siis ta röövib panka, aga kui annad inimesele panga, siis ta röövib kõiki, eks ju. näiteks pankurile. ära lase endale kunagi pähe istuda, selleks paar vastust sulle ka, näiteks kui lähed tööle, küsitakse, et miks sa eelmise töökoha pealt ära tulid, siis küsi, aga miks see koht siin praegu vaba on, miks see tööline ära läks siit eest, eks ju, kõigil on suud kinni. ja üldiselt mul on välimus selline, et ma nagu võtan neid tüdrukuid ja naisi niimoodi looga maha, eks ju, lookas, eks ju, ütleme nii, selline hormor nagu ma olen, eks ju, ja kui tüdruk teab oma hinde, eks ju, siis ilmselt me teame kõik, kellena ta töötab. ja Eestimaa kallistan teid kõiki ja saage rikkaks ja kuulsaks ja nali olgu teil südames, et iga asja saab pöörata, eks ju, killuks.